Let's go! Siin on meil 6 juustuburgerit. Jube raske tundub, kas sa võtsid rohkem või? Võtsid 16 või? No nii, tere taas, sõbrad! Kell on 8:30 õhtul. Marko tellis meile 6 juustuburgerit Hesburgerist. Süüa on ju vaja. Ja meie läheme täna ööpüüki tegema. Nii et põnev. Selle hooaja esimene nii-öelda ööpüük, et tõenäoliselt jõe ääres oleme mingi 9:30 ja siis hakkame püüdma ja täitsa öö läbi välja, et korraks võib-olla läheb natukene hämaramaks, aga ikkagi, ma unustasin öelda, et jaanipäev on 22 või? Täna on veel 22, jah? 22 juuni, nii et jaanipäeva ööpüük, nagu me oleme mõned aastad seda teinud. Ja lähme vaatame, kas öösel liiguvad suured kollid või mitte. Aga okei, kohtume juba jõe ääres. Nii, kõnnime siis jõe äärde ja üritasin küll kaamerale seda mingit iso leida, aga hetkel veel ei leidnud. Aga tõenäoliselt tuleb täna suht pime püük. Ja et midagi kaamerasse ka jääks, siis tuleb seda iso kruttida vist. Olen kuulnud. Aga praegu veel on okei, aga metsa all, kui me juba jõe ääres oleme, võib ta pimedam olla. Soetsin endale ka. Nüüd oleme Markoga, nagu ikka brother from another mother. Mõlemil on siis vöökott. Teeb elu natukene lihtsamaks. Väga mugav. Aga okei. Kõnnime jõeni ja siis hakkame püüdma. Noh, sõber, mina kukkusin. Ja siis, ussa kurgi. Ja siis kukkusid sina. Oi, mõnus. Täitsa lõpnu. Nii, seisan. Lähme. Vee tasemed on kõvasti tõusnud. Ja veevool on läinud väga palju kiiremaks. See teeb meie püügi. Ja see teeb meie püügi natukene raskemaks. Aga nüüd ei tule siis lihtne või? Alt käe vise välja või? Ops, nüüd tuli. Ui, käis keegi. Ja see oli forell. See ei olnud aug. Nii, ma lähenen nüüd sellele kohale, kus eelmine kord ilus suur kala tuli. Aga jaa, veetasemed jões, veevool jões on ikka maru kiire. Maru kiire. Täna läheb selle kala kätte saamisega raskeks. Hakkab pihta. No nii, jätkame sealt, kus pooleli jäime eelmine püük Markoga siis. Et Marko ainult haugi tunnistab. Aga esimene kala täna. Kas saad sõber või? Markol on põlv ka õige. Sellised kalamehed. Iga hinna eest kalale ikkagi hoian. Kuule, kas sul on midagi kahjustada saanud selle, vaata, oma liini? Ei, see on mustus. On jah. Esiteks, esimene auk siis. Et ma räägin, et Marko eelmine kord sai oma 5-6 haugi. Mina sain nüüd ühe kala, 49 sentimeetrise. Ja eks ta nii läheb vaikselt. No, peaasi, et läinud terveks jäi.
Siin on juba täitsa pime mul. Teeme tuubli või? On, jah? Nii. Opa, tii. On küll, jah? Kurja. Pilt on küll ikka nii tume. Pean ikka kuidagi vaatama, kus see isot. Ma tahaks mõõta ka seda. Sa saad minu ridva kõrval mõõta. Oi, aga see on väga korralik. Nii, meil on esimene mõõdukala. Tõenäoliselt. Ei, mis mõõt, see on kindel mõõdukala. Kui sa tahad. See võib isegi 40 euro. Arvad või? Ta on siit lõpus, jah. Ta on kuskile siia maani. Ta on 2 senti peale. 36 on siin. 38. Jah, 38. Nii. 38, kui midagi on. Isane kala. Ossa, kus sellel on jõudu. No, korra rabeles. Nii. Wow. Nii, isane kala. Läks tagasi. Kuule, esimene. 38. Tubli poiss. Nii, mul on iso pandud täiesti põhja. Nii põhja, kui veel saab. Aga mingid nahkhiired lasevad meil siin ringi. Lendavad liini ja täiega häiriv on. No, jälle tulevad. Ma ei tea, kas ka. Siuke tunne, et lendavad otsa. Nii, ja nüüd käib lantide valgustamine. Peopesa sees. Mis tunne on, Marko, olla juba ühe mõõdukala peal? Siuke harjunud, tavaline. Tavaline, on ju. Kogu aeg ma pean tassima. Mul on üks võtt olnud, mida Marko ei usu ka, nii et... Kopistad kuskilt. Aga vaadake nüüd kaamerast, kui ta selle lambi kinni paneb. Ma lasen korralikult ikka. Valguse kinni paneb, siis on oi, kui magus. Ossa kurja, kus need elendavad. Pane see lamp kinni. Ossa. No, normaalsed Jaani ussid. Nii, Markol läks sõlme juurest katki. Lant jäi ilusti puu külge ka. Kus sul see nöör läheb? Ma võtan selle käest. Ma näen, jah. Sinu kõrval on nöör. Ja nüüd siis teeme siis, näed, Armiteki lamp on mul. No. Muidugi me oleme kavalad vennad, et tuleme ööpüüki tegema jõe lõigule, kus me varem nagu püüdnud ei ole. Jõel oleme, aga mitte lõigul. Et noh, normaalne. Mis seal ikka? Elu on seiklus ikkagi ja. No nii, kallid vaatajad. Teie näete täiesti süsimusta pilti tõenäoliselt. Aga meie loobusime sellel jõel püüdmast. Esiteks on väga-väga pime. Me ei tea seda jõge. Ja otsustasime, et lõpetame ja läheme tagasi autodeni, et auto nii. Et kusjuures nagu, kui metsas sees ei ole, siis on päris valge. No, ikka uskumatult valge, no. Aga noh, jaanipäev. Et, aga nii kui metsa sisse lähed, on julm pimedus. No nüüd tõenäoliselt midagi näete, jah. Taevas on ele ja jõudsime tagasi autodesse ja ütleme nii, et korralik seiklus, aga püüki nagu ei saanud üldse nautida, et no lihtsalt ei tea jõge, ei tea, mis ees ootab, päris jõhker tihnik oli, ei saanud aru, kui sügav on, vool oli tegelikult üpriski kiire
aga tundub, et ikkagi nagu mingi megasügav ei olnud, nii et vahetame jõge ja kell on praegu 00:39. Et ja saame võib-olla mõistlikumal ajal nagu hakata veel püüdma, kui läheb nüüd, praegu peaks olema 30 minti sõitu ka, jah, rohkem veits. et praegu peaks olema tegelikult kõige see pimedam aeg nii-öelda ja varsti hakkab jälle nagu minema tagasi valgeks, et kuigi praegu ka õues on ikkagi üsna valge, aga metsa all, oi, täitsa kottpime. Ui, see on mingi ülipikk kaubarõmm ka. No. Vagunite lõppu ei paista. Lihtsalt vagunite lõppu ei paista. Great success! No nii, jõudsime järgmise jõe juurde, sest et läbi metsa on korralikult minna ja praegu on ikka täis kott metsa all, täiesti pime. Nii et me puhkame, võib-olla teeme väikse une. Kell on 1:19 praegu, nii et täiesti kott pime on nagu metsa all. Muidu nagu väljas ei olegi kõik hullem. Taevas on valge, aga ei hakka praegu ronime sinna, et saab raske olema muidu. Nii et jah, puhkame ja kogume jõudu ja oleme niisama ja siis 2 paiku äkki vaatame. Me tegime nagu me magaks praegu. Nii, aga siin ka väga hästi näha ei ole. Punane valgus jääb peale. Valgus jääb peale, jah. Aga ühesõnaga kell on 2:38. Siin on nüüd. Jah, karu kaka. Kell on 2:38 ja tegime natukene powernappi. Panime kalaradarist Tõnu Väädi ja Sven Marto ja Jõeforelli jutud peale ja kuulasime natukene seda ja nüüd siis nüüd on piisavalt valge, et minna sukelduda metsa ja minna jõe äärde, et jõe ääres on täitsa okei, ma arvan, püüda juba, aga enne on vaja selle läbi pimeda metsa saada. Nii, rahulikult, Erjo. Rahulikult. Nii, väga hea. See oli siin tõesti lihtne. Jõeni jõudmine osutus väga keeruliseks ülesandeks. Ma ei tea jälle, palju kaamerast näha on, aga täitsa hullu maja. Nii. Täitsa hullu maja, ütleme nii. Kurat, kuidas seal kedagi ei ole? Oi, mõnus siuke jamamine, et juba läks meelest ära, milline jamamine meil siin oli eelmine kord. Andnud mulle käe või? Ma ikka mõtlen imesta. Ossa raisk. Vaata seal, sina seal olid puu peal ja viskasid. Oli küll, oli. Samamoodi oli, siit me visandki. Sa läksid sinna puu peale, mis sees on. Et ma ikka seal see puu risti. Ma tegin sust pilte ka veel. Me oleme nüüd siin kohas. Imestan, et miks me niimoodi endaga teeme. Ikka väga raske püük. Endiselt lihtsamaks ei ole midagi läinud, aga
aga me teame, et peaks minema lihtsamaks. No nii, hakkame jõudma kohta, kus tuli minu suur kala. Hakkame jõudma kohta, kus tuli minu suur kala. Kõik see plats on vee all. Hea oleks, kui siit tuleks uuesti. Mingi ilus kala. Täpselt sama ise oli. Jah. Koll on mõlemil täiega ees. Kallas on kogu aeg vee all ainult. Täiesti vee all. Ja oh jummel. No näete ise, mis siin toimub. Kohati ei saa arugi, kus see jõgi on. Ja ainukene kala siis, mõõdukala ka veel, mis täna oleme saanud, on Marko 38 kala ühelt teiselt jõelt. Aga siin jah, no jumal tänatud, et me siia ööpüüki ei tulnud tegema. Siis oleks ikka täitsa kellad olnud. Härra, mis teeme seal? Mis pikutame siin? Oi jah. Siukse küünla pani. Proovin ära võtta. Mul tundus kohe algusest, et korraks hauga, kas ma vaatasin siukse küünla. Jommel joo. No, mis me oleme nullitanud siin? 3 tundi vähemalt nullitanud. Ja nüüd tuli lõpuks kala, aga mitte soovitud kala. Tuli hoopis haug. Filmimisest ma juba ammu loobunud. Raske on. No nii, läks tagasi. Ja kurja, kus ma lootsin, et see on. Kus ma? Ja jõhkra lennuka pani. Kurja, kus ma lootsin, et see kala on forell, aga näed. Ega siin mingit mega kokkuvõtet ei tule. Kell on 7 hommikul ja meie lõpetasime oma püügipäeva ära. Kella 9 siis startisime umbes kodunt ja nüüd on kell 7 hommikul ja peale 9 vist jah. Ühesõnaga selline see video seekord sai. Näitame siis seda jõeforelli püügi võlu ja valu. Et seekord oli kõvasti valu, et Marko just ütles ka, et poleks arvandki, et see tänane püük nagu nii raske saab olema, aga jõgedes on veetasemed kõrged. Alles siin tuli räigelt vihma ja see on teinud jõed nii-öelda küll väga püütavaks, aga kala ei võta. Nii et jah, et täna siis Markol 1,38 ja siis 2 haugi kaldale, 1 Markol ja 1 minul ja need olid ka pisikesed. Nii et jah, kahjuks seekord selline, aga paneme video ikka ülesse ja siis näete, et raske on see värk, et nüüd on kõvasti veel vaja matkata autoni tagasi ja siis koju magama, sest ööund ju ei olegi teinud. Aga olgu, tšau baka ja pane juba nende kannatuste pärast täna like ja subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau baka. Marko, näita, mis
kalamehed ostavad, kui kala ei saa. Ma juba ütlesin endale, et vastavad, et passin näega. Kalamehed ostavad kala, kui ei saa. Sa filmisid või? Jah. 2 viilu, lõhe